Kuna sa hakkasid virtuaaltuuris juba ringi käima, siis mõtlesin, ma teen ka sulle kiire ülevaate, mida need all vasakul nurgas siin ikoonid täpselt tähendavad ja kuidas oleks võimalik kõige paremini siin sees navigeerida. Nüüd, kui sa kasutad suurt arvutiekraani ja klaviatuuri ja hiirt, siis sul on võimalik edasi liikuda ettepoole plõkside siirega või siis, kui sa kasutad arvuti klaviatuuri, siis nootega edasi tagasi paremale vasakule, täpselt nagu arvutimängus on sul võimalik liikuda ja pöörata siin sees. Osades virtuaaltuurides, mis on tehtud väga suurtest objektidest, siis selle navigeerimiseks, selle lihtsustamiseks on siin üleval vasakul nurgas ka olemas menüü, ehk siin on siis erinevad ruumid või erinevad hooned ja siit on otse võimalik hüpata siis järgmisse hoonesse ja seda selle jaoks, et inimene ei peaks hiireklahvidega pidevalt seda suurt objekti läbi käima, vaid saaks kätte kiiresti ka õiged ruumid. Ja et seda menüüd efektiivselt kasutada, siis kõigepealt tuleks valida see koht, kus te minna soovite ja pärast seda siis vajutada seda lipu ikooni siin ees ja siis ta automaatselt juba viskab teid õigesse ruumi. Nüüd need ruumid, mida sa siin näed, on kõik täpselt sama suured, nagu need oleks koha peal, need on laserskanneeritud, ehk kõik see, mida sa näed siin projektsioonis, on täpselt samamoodi, nagu meie silm need koha peal näeks. Nüüd rääkides ikoonidest siin all vasakul nurgas, nüüd esimene on selle kinnisvara siis 3D mudel, kui ta on korter, siis on üldiselt ta on ainult sellises kujus, kui tegemist on majaga, siis tavaliselt on juures ka erinevad korrused, katus ja samamoodi on üldiselt näha ka siin aeda. Nüüd seda 3D mudelit on võimalik ringi keerata, kasutades hiire siis paremat klahvi, et sul on võimalik seda pöörata ümber telje, sul on võimalik seda vaadelda ja kasutades siis vasakut klahvi on võimalik seda edasi-tagasi tirida, pluss siis hiire rattanga võimalik sisse zoomida ja siis võimalik seda oma telje ümber pöörata. Niimoodi on võimalik siis kätte saada rohkem informatsiooni. Nüüd see inimese funktsioon uuesti viskab sind sisse siia ja sul on võimalik navigeerima hakata. Nüüd see floor plan'i ikoon ehk siis teine ikoon vasakult poolt on siis põrandaplaan täpselt pealtvaates. Siia sisse oleme me hetkel pannud ka kõik siseseinad, mille ehk siis koos mõõtudega, et inimene, kes siin sees käib, et ta saaks kätte ka aru saama, kui pikad on reaalsed seinad, ehk võib-olla on sul mööblit, mida sa tahad planeerima hakata, mida sa sisse saab panna ja nii edasi. Ja kui sa nüüd siia vajutad selle joonlao funktsiooni, siis sa näed ära siis ka tegelikus automaatselt, mis on selle ruumi pindala, mis on nende seinte mõõdud ja nii edasi. Nüüd, kui sa sisse hüppad ja püüad siin navigeerima hakata, siis need mõõdud on alati ekraani peal ehk selles ruumis, kus sa sees ringi käid, on tavaliselt siis põranda kõrgused ja põranda mõõdud või toa siis ruumi mõõdud alati nähtavad. Nüüd järgmiseks funktsioon ehk tugituli funktsioon, see on funktsioon, mille meie peame küll nüüd sisse lülitama, aga see võimaldab siis välja võtta kogu mööbli ja seda teeb tänaseks AI ehk ta siis koristab ära ja jätab puhtad ruumid, seda tänaseks veel arendatakse, aga see läheb aina paremaks ja paremaks, ehk kui te müüte võib-olla korterit ja te lasete teha analoogse virtuaaltuuri, aga seal sees on hästi palju asju, siis see võimaldab tegelikkuses toad puhtaks teha ja see annab tükk maad parema ja ilusama mulje nendel inimestel, kes siin sees ruumides siis käivad.